Üks kord enne muistsel ajal olnud Tallinna lähistel ilus liivarand, kus raudrüüdlid hulganisti ujumas käinud. Ühel ilusal päiksepaistelisel päeval olnud teised jälle seltskonniti seal mere ääres koos, lustinud ja teinud muidu lollust. Mõned käinud ka ujumas ja korraga olla teised märganud, et nende seltsimeest enam vee peal näha ei ole. Vee alt aga tõuseb mulle. Jooksnud siis teised suure kiiruga talle appi tirinud kamraadi kuivale ja hakanud pärima, mis ta seal vee all tegi. Mees vastas, et tema olla pieretanud. Sellest ajast saati ongi kohanimi Pirita. No, arst käib mööda palatit ringi või seal niimoodi vastu toas, küsib, et mis kellelgi viga on, küsib, mis teil viga on. Mul on varvaste vahel ekseem. Siin pole suurt muret midagi, võtad pulgakese, vatikese, keerad pulga otsa ilusti salvi sees, määritamad varvaste vahel ja kõik on korras. Läheb teisele küsib, mis sul viga on? Mul on kurk on kole valus. Oi, siin ei ole üldse mingi suurt muret, võtad aga pulgakese, keerad vati otsa, salvi sisse ja määrid ära, kõik on väga korras. Läheb kolmandale küsib, mis sul viga on? Mul on meeletud pärakavalud. Siin ei ole mingit suurt muret, võtad aga pulgakese, keerad vatikese otsa ja lased aga salvi seest läbi ja määrid kõik ära, kõik on väga korras. Siis ütleb kurguhaige, ütleb, palun mulle see pulgake esimesena tuua, eks ole. Mees läheb arsti juurde ja ütleb, et kuulge doktor, no ei saa üldse kusta, no on vaja kusta, häda on, võtta paks mees ei näe ka siin all, on vaja kusta, häda on, võtan välja näpu vahel, tunnen ka, et on, aga võtta kusta ei saa, no tee mis tahad. Arst ütleb, et kurat, on teil varem ka olnud, ei ole, näed, hommikust hakkas korraga peale. Kurjad ja pulsa, no vaatame siis järgi, mees võtab püksid maha, arst edasi vaatab, nalja vend, teil on riistal sõlm sees, sa kurat piima jätsin ostmata. Et puh ja notsu käed mööda metsa sedasi ja korraga puh annab notsule siukse, sõrme vahelt siukse imeliku niukse musta asja. Kuule vaata, kas see on rosin või? Notsu nüüd ei maitse. Ei ole rosin, puht sitt. No seda mõtlesin, kus rosin sinna püksi sai. No, apteekril tarvis ka linna peal käima minna vahepeal seal lõunapaiku ja ütleb sellile, et no vaat, sa nüüd müüni kaovad, mul käin ruttu ära. Läheb käib ära, tuleb tagasi, küsib vennaga, no kui ta oli, klientega käis või neid samuseid patsiente. See, et ja käis küll, 3 tükki käis. Oota, rahulikult, ühe kaupa, mis neil viga oli, et räägi, mis neil esimesel viga oli. Selle oli kõht kinni. Aha, ja mis tegid? No panin diagnoos ära ja siis põhimõtteliselt nagu, asi oli selge, andsin Burgeeni, et aitab. No tubli sellega, no mis ta siis tegi? Mis ta ikka tegi? Alutas minema, tänava lõpus pani jooksu. No hea küll, mis teisega tegid? Mis teisel viga oli? Selle oli kõht koledasti lahti. No mis sa sellega tegid? Ma andsin sellele ka Burgeeni. Uinas. No mis siis sai? Mis siis ikka sai? Pani jooksuga minema ja siis tänava lõpus jäi seisma lõi käega. Aga mis see kolmandal viga oli? No kolmandal oli läkaköha. Läkaköha, oot, see läheb põnevaks. Mis sa siis tegid? No ma andsin sellele ka Burgeeni peale. Mis sa loll peast andsid Burgeeni? Mis siis sai? Saan midagi, kükitab siiamaani nurgas, julgi itsatadagi. Et mis vahet on targal blondiinil ja lumeinimesel? Lumeinimest olla nähtud. Vesipea ja kukutaja lähevad sauna ja istuvad seal, viskavad kurat kõvasti leili virki värki ja kukutaja ütleb, et kuradi kuum on. Vesipea see peale, et kann läks keema. Vaata, kas ma seda olen ka rääkinud, kuidas noorsõdur sõjaväes või seal sedasi ja Seero siis karjub ta peale, et miks on saapad puhastamata? A teid see ei nussi. Ma küsisin, miks on saapad puhastamata, mis kuradi vastus see niuken on? No määre sai otsa, mind ei nussi, no ma ju ütlesin. Ma nüüd proovin ühte rääkida väga mälu järgi, ma pooled improviseerin, ma garanteerin, mul välja tuleb. Lühidalt kuidagi on sedasi, et sõjaväes on meditsiini ettevalmistustund. Metrühmal nähtavasti siis. Ja siis istuvad seal ka ja kõik ja puha ja üks nagu noorsõdur ei saa ka aru, et kuulge, milleks ta kuradi fucking meditsiini vaja läheb, on ju. Käib kuradi granaatkaevuks, käib litaks ära, me kõik oleme kuradi maadi ilma laiali, mis siin kuradi meditsiinist enam abi on, siin on kuradi ainult lihakorjaid vaja reis. No ei ole ikka päris sama, kõik ei saa ju surma. Mõtle, kui näiteks sina saad pihta pea ja perse lendavad küljest ära, on ju. Aga peab ju teadma meedik, mida teha, kuhu, mis asi õmmelda. Mõtle, kui õmbleb valesti. Õmbleb sulle perse kaela otsa, mis siis saab? Kraenööp ei lähe kinni, teised jooksud rünnakule hüüavad, urraa, mis sina teed? Veel on lugu. Mees läheb, meil on siuke juhtub kuidagi sedasti pahasti, et noh, jääb kuskile vahele naks ja pool on otsast läinud, eks. Jupp on kadunud ja mees läheb sinna, et kuule vaata, mul on 2 senti kuiva kusanahka ja pole mida ma sellega peale hakkan, et hädasti on vaja. Arst siis mõtleb no, ja juhtub loomaaiast mingi pooltõbine elevandi lapsuku olema, võtab selle londi otsast jupi ära ja paneb sinna asemele, nii väga hea. Mingi aja pärast mees läheb arsti juurde, arst küsib, kui ta on, muidu väga hea, vahepeal hakkab laua pealt suhkrut varastama.
Teine teema. Kõnnib siukene täies jõus härg või pull. Kõnnib, seisab keset karjamaad nagu postament ja hüüab, et jebuu. Lehm karjama selle peale, et kavo. Ja metsast hüüab lammast, minja. Lühidalt, karu tuiab mööda metsa, mingi hiitpoh meil on kallal, jänes tuleb vastu ja ütleb, et teate, mis aitab, et mõistatused aitavad jube hästi, nagu arutamine perse või jutte, kus kuradi mõistatused, oota, vaata, ma näitan sulle. Küsib karu, mõista, mis see on 2 tera, 2 kela. Karu tükaga raalib ja jammusta midagi lahti ja see on ju käärid, kuidas sa aru ei saa. Siis küsib, aga mis see on? Ise on ninda ümmargune, pealt siiruviiruline 1000 mees sees. Karu raali peale tükaga sitte, karu ei saa, et mis asi siis on? See on ju arbuus, kuidas sa aru ei saa. Karu tuleb, kuule, jäta mu hing rahule, mul on niigi sitt olla, tallub minema. Hunt tuleb vastu, veel hullem pohmakas. Kuule, mina ei tea, jänes rääkis, et pidi pohmaka vastu aitama, kui mõistatusele rääkida. Hunt on ka, et mis kuradi mõistatuse. No ta proovime ise. Mis asi on mõista, mis on arbuus on perses. Kuule, see on jumala jama ju. Kuule, ma ütlesin jänesele ka, et on jama, aga jänes ütles, see on käärid hoopis. Alkad. See on, kuidas pataljoni ülem kutsub reamehe enda juurde, ütleb, nii, eile õhtul saabusite väeosasse kell 2, öösel. Just nii saabusin. Olite sodina lakku täis? Just nii olin. Tulite mingisuguse kuradi käruga? Just nii, käruga. Tähendab, 10 päeva pimedat kartsa. Kas ma võin teile meenutada, et kärus olite teie? Nii, kui naine tuleb sulle tänaval vastu ja pea on keeratud vasakule, siis tal on armuke. Kui naine tuleb sulle tänaval vastu ja pea on keeratud paremale, siis tal on kohe kindlasti armuke. Kui naine tuleb sulle tänaval vastu ja pea on kuklas, siis tal on 100% armuke. Ja üleüldse, kui naisel on pea otsas, siis tal on igal juhul armuke. Nii, lühidalt olla olnud siis mingi siuke mees, kes ühesõnaga tuli kuskilt mingi kõlaks, et kuskil metsas elab mingi mees nõukogude ajal kuskil, kes peeretab Nõukogude Liidu hümni järgi. No ei läinudki kaua aega, kui sellest muidugi seaduses ilm nii-öelda kuulda sai, mindi kohe kohale, kurat, suured onu, kuradi püssimehed tulid kohale, kõik seal kuradi täägid küljes ja puha ja et Siberi sõit reis. Aga seal oli see, kes oli kuradi vana, kes oli see nagu juhataja või ülemus seal, ütles, et kurat, et tegelikult on siuke värk, hakkas mõtlema, no naljaks mees ka ütles, et tegelikult on siuke lugu, et 2 kuu pärast tuleb siin mingisugune suur pleenum või mingi kuradi teema. Et kui sa selleks ajaks kuradi internatsionaali ka järgi peeretad, siis annan andeks. 2 kuud on aega reis. No vend, et no hea küll, mis ma siis ikka teen, katsume siis kuidagi viisile. No jäetakse vend rahule, läheb seal aega mööda, 2 nädalat on jäänud sinna pleenumini maad, lähevad siis sinna, et noh, kui ta on, oskad või? Vend ütleb, et kuule, ma peame pisut harjutama, et muidu tuleb välja küll, aga vaata seal refräänis, kus need kõrged kohad on, seal hakkab sitta sisse viskama kuradi. No ühesõnaga, nii-öelda luuakse linna spermapank. Muidugi esimesed päevad seal kõigil meestel teadagi puha vaja ju kähku lahti saada. Tormavad kõik sinna sabasse seisma, kõik ilus kena. Seisavad, see pikk saba seisab mehi ja kõik tahavad nagu lahti saada. Korraga tuleb saba lõppu mingi naine. Kõik nagu raalivad, et see on nüüd küll millestki valesti aru saanud. Nüüd kuskilt kilub kinni räis. Viimane mees küsib, et mis te olete valesti aru saanud, see on spermapank, et mis te tulite pauku varandama?